ma olen enamasti kogu aeg väga-väga rahul oma eluga, sest ma olengi selle ise kujundanud, ma olen seda tahtnud ja ma elangi sellist elu, mida ma olen soovinud. Ja sellepärast oli mul hästi imelik kusagil suve keskel tunda, et ma olen natukene rahulolematu, nagu mis see on, et ma ei ole seda tundnud aastaid, et millest see võiks tulla ja ma ei saanud nagu näppu peale, sest mõtlesin, kõik on ju väga mõnus, et ma endiselt töötan oma rõdul ja kohtun oma toredate inimestega ja teen kõike seda, mida ma armastan ja olen hästi palju kodus ja söön ema kasvatatud mahetoitu ja mul on nagu kõik, mis on minu jaoks oluline. Ja siis ma käisin iseenda retriidil, õigemini Hingelepai suvekoolis, mis me tegime Loore Martma ja Henri Aslav Kaasikuga. Ja ma tegin seal kaasa ühte iseenda harjutust, kus kõik pidid hindama oma elu erinevaid valdkondi, nagu paarisuhe ja kodu ja töine eneseteostus ja sellised loomingulise eneseteostuse võimalused ja ma hindasin ise samal ajal kui teisedki. Ja järsku ma vaatasin, et töine eneseteostus, millel tavaliselt see oli selline kellakujuline see hinnang, et nagu kodu ja töine eneseteostus ja paarisuhe ja pereelu ja nagu erinevad teemad. Ja vaatasin seda nagu kompassi ja selle tulemusi vaatan, et kõik on suht seal maksimumi peal või maksimumi lähedal ja järsku üks on väiksem. Ja see on just nimelt töine eneseteostus, mis on see, mis mul on tavaliselt alati maksimum ja pluss, sellepärast et ma nagu tõesti teen seda, mida ma armastan ja mida ma teeks niikuinii. Ja ma mõtlesin, millest see on? Ja ma sain aru, et see on sellest, et ma ei saa praegu või suvel siis pärast koroonat oli jäänud mu laps koduseks, ta ei läinudki enam lasteaeda tagasi, sest ta on juba peaaegu 8-aastane ja ma tõesti ei tahtnud, kui tal oli vastuseis sellele, et lasteaeda tagasi minna, et fine, et ära siis mine, et sellepärast ma ju sellist vabakutselist elu elangi, et me saaks selliseid võimalusi ära kasutada, et kui on suvi, siis see endale nagu vabaks võtta. Aga ma mõistsin ennast täiesti kinni pannud. Minul ei olnud peaaegu üldse tööaega ja see oli see, miks töine eneseteostus sai väiksemad punktid, kui ma olin harjunud. Ja see oli see, miks töine eneseteostus ei olnudki võimalik, sest mul oli nii vähe tööaega, nii vähe töötunde iga päev ja iga nädal. Ja see arusaamine aitas mul aru saada, et ongi, üks on see, mida ma pean tegema, siis on see, mida ma võiks teha, peaks tegema, tahaks teha, igasugused need erinevad soovid. Ja see, mida ma pean tegema, jäi nagu selliseks stabiilseks, kui see on nagu ajatelged nagu märts, aprill ja mai ja juuni ja juuli ja august. Ja see, mis ma võiks teha, tahaks teha, peaksin tegema, see muudkui kasvas ja need käärid läksid suuremaks ja selle vahel on ju frustratsioon. Ja ma ei saanud teha nii palju tööd, kui ma tahtsin. Ja see harjutus, kui ma mõtlesin oma elu erinevad valdkonnad läbi, et kuidas igaüks neist, millise hinnangu ma annaksin, andiski mulle selge pildi sellest, et mul on liiga vähe tööaega ja ma olen sellepärast rahulolematu. Aga nüüd juuli lõpus ei olnud enam eriti mõttekas last ju lasteaeda panna 1 kuuks enne kooli. Nii et ma otsustasin, et las minna. See töine eneseteostuse vajadus, mis mul on hästi suur, mis ongi see, nagu see vabaduse tunne, mis mul on, et ma saan teha, mida ma tahan, neid projekte, mis ma ise välja mõtlen ja ise luua ja ise müüa ja ise jagada ja ise neid inimesi kohata, kes on tulnud nendele sündmustele või kirjutada nende inimestega, kes on mu raamatu ostnud ja suhelda niimoodi ka video teel. Et ma ei saagi kõike teha, ma ei jõuagi kõike teha ja ma võtan selle 1 kuu siis lihtsalt veel koduseks oma lapsega olemiseks ja et
mul ei tekiks seda frustratsiooni ja seda stressi sellest, mida ma kõike veel võiksin teha, aga ei suuda. Nii et see on siis lihtsalt lugu nagu sellest, kuidas mõnikord aru saada, et ootused iseendale ja tegelikud võimalused võivad olla erinevad ja kui sa taipad seda ja sa ei saa midagi muuta, siis tuleb lihtsalt loobuda mõnedest asjadest, isegi kui see on raske. Sest see nagu ikka nädalas korra pidin veel natuke langetama oma ootusi iseendale ja siis jällegi veel, kui meil jälle tekkis, et nüüd ma tahaks seda teha. Aga nüüd käib laps koolis ja ma saan teha neid projekte edasi. Ma loodan, et sinul ka on võimalus teha seda, mida sa armastad.